me oleme siis e-sisustuse juures ja siin on vist kaks sellist väga olulist, ma vaatan, kuhu poole me saame seisma jääda, kaks väga olulist asja. Nimelt õhupuhastaja kesktolmuimeja. Me räägime puhastamisest ja puhtusest. Räägi meile, palun, Rene Möller, et kuidas need kaks asja omavahel siis aitavad või kuidas need kaks asja aitavad kaasa üldisele puhtusele ruumis? No, nagu oli kuulda, siis oli just märksõna oli puhtus ja vähem tolmu, mis on siis tervisele hästi kasulik. Ja kesktolmuime on ainuke asi, mis ei keeruta tolmu elamises ringi. Rohkem teisi lahendusi ei ole. Kõik, kas robottolmuimeja või varstolmuimeja või tavatolmuimeja tegelikult keerutavad seda tolmu, seda allergilist tolmu elamises ülesse ja see on siis hingamisteedele. Ma tahan kohe teada, mis asi see kesktolmuimeja on. Ma mäletan 30 aastat tagasi tolmuime oli siuke tsentraaltolmuime, et sa pistad selle vooliku seina ja siis seinast imed seda. Kas see on sama asi või? No põhimõtteliselt edasiarendus on praegu, et siin on videos on natuke näha ka siin, mis jookseb siin, et tegelikult see sama koristusvoolik on seina sees või põranda all jookseb tegelikult. Nii et kogu et sa ei pea seda pikka lohvi pistma pistikusse ja kogu tolm tegelikult jookseb praegu elamisest välja ja agregaat on tegelikult kas panipaigas või siis panipaigas või garaažis. Nii et tegelikkuses kõik see kõige allergilisem tolm juhitakse majast välja. Et siis, kui sul see robot või tavaline tolmuimel on toas põrandal, siis see tekitab ikka mingisugust sellist... Ikka tekitab tolmu, jah. Nii, Helge ütleb ka hea meelega midagi ja siis me läheme juba... See on nagu kogemuse järgi üks suur lõks tegelikult, et see tolmuimejaga, see klassikaline, mis sa teed, puhastad tolmuimejaga. Et kuidas tolmuimeja töötab? Ühest küljest võtab õhu sisse, teisest läheb välja. Antud puhul see välja läheb hoopis majast välja. Aga kui ta nüüd siin hoones sees seda teeb, siis näiteks ta 20 minuti pärast hakkab tagasi langema. Ja üks uuring, mida ma kunagi lugesin, et Soomes oli see tehtud, et kui allergikud said diagnoosi, et neil on allergia, ostsid omale HEPA-filtriga tolmuimeja ja hakkasid rohkem nagu tööle, aga nad jäid haigemaks. See HEPA-filter võis seal olla, see väljuv õhk võis olla väga puhas, aga see väljuv õhk kui selline ajab selle ringi käima ja seda ma olen oma töös hästi palju kogenud. Nii et eesmärk on tolm kokku kätte saada. Ja nüüd tuleb leida kõige lihtsam viis ja siin on üks sellest ja vältida määrimist ehk tolmu laiali ajamist. Väga tore, aitäh! No tegelikult on meil ühildatud ka robot-tolmuimeja kogu selle süsteemiga. Et ikkagi mugavus tänapäeval maksab ka midagi. Keerutab natuke tolmu, aga samas kui sa kodust ära lähed, paned mobiiliäpis tööle selle roboti ja see robot tühjendab selle tolmupaagi tegelikult ka kesktolmuimeja süsteemi. Nii et on ka nihuke pop lahendus. Väga põnev, aitäh. Me liigume siit edasi, ma tahaks kohe paar küsimust veel esitada, aga ma teen seda hiljem, et kuidas ta siis seda kõike teeb, sest meil paneeldiskussioon ootab ja pealegi ma tahaks teada, miks on zukiinidest olümpiarõngad sinna tehtud ja kuidas need... Jah, see on järgmine teema, see on teine teema natuke. Ja, ma päeva jooksul astun siit läbi ja vestleme edasi, aga aitäh Helge, aitäh Rene.